proovi ära, ma ei tea, proovi ennast midagi ümber saada. Olen siis Maria Raudsepp ja naabruskonnast lihtsalt. Mida siin maastikul näha oli? Suurt leeki. Väga suurt leeki ja meeletult paksu suitsu. Teie hoonetele, teie majadele nagu asi ohtlikuks ei muutunud? Tegelikult see muutus ohtlikuks küll, aga lihtsalt oli see, et tuul ei pööranud õnneks ja sellega siis ei juhtunud mitte midagi. Nii palju, sest tõime ainult voolikud nagu majal lähemal ja niisutasime pinnast, ega rohkem ei saanudki väga midagi teha. Niisutasime siis, et seda pinnast, et siis kuna see kulu on nagu kõik ju siin läheduses kõik. Võttis ikka värisema südame küll? Ja hästi suur šokk oli, et tõesti, et peaaegu juba nutu äärel olin, isegi tulid mõned pisarad, siis rahustasin ema ja vanaemast, et nad on ikkagi vanemad inimesed ja tõesti nagu väga hull oli see seis. Oi, väga ehmatus oli hirmus, sellepärast, et lapsed helistavad vanaema juures sealt, või maja oli see, mis põlema läks, oli kuskil 700 meetrit meie maja, sellest vanaema majast ja siis vanaema helistab mulle, et terve rand on leekides ja suitsu paksult täis ja siis ma võtsin ruttu telefoni, helistasin ja ka ma ehmatasin nii, et ma üle kere värisesin. Ja hirm oli suur, ja palusin Jumalat, et tuul ei muutuks. Et kui tuul oleks meie poole tulnud, siis oleks läinud kõik see terve küla. Aime Karu. On Tuuru küla ja mina ise olen Laksitalust. Nii, mis juhtus? Metsamaastiku tulekahju, kus siis põles kadakad, pilliroog ja kulu. Ja sellise tuulega oli ikka tule nii-öelda levik väga kiire. Nii, päästekomandode hulk, kust kohale tuldi, kui kaugelt? Kõigepealt reageeris Haapsalu komando siia ja kuna tegemist oli väga kiiresti leviva tulekahjuga, siis lõpuks reageeris siia terve maakond ja isegi maakonnast väljapoole, ehk siis Märjamaalt olid meil autod siin. Ja kokku oli meie autosi 6 komandost pluss veel vabatahtlikud. Nii ja igapäevane pole ka kopteri kutsumine? Ei ole tõesti igapäevane, kuid siin nägime kohe sündmuse algfaasis ära, et see on vajalik, sest maastik on selline, kus tehnikaga peal ei sõida kahjuks. Ja kopter oli siis hea võimalus kustutada tuld sealt, kus me ise ligi ei pääse, sest ohus oli 3-4 majapidamist. Küll aga kahjuks selle maastikupõlengu käigus põles ära üks saun ja Haapsalu siis põhiauto jäi kinni maastikule. Ole hea, tutvust ennast. Risto Roomet, Haapsalu operatiivkorrapidaja. Ja nagu alati peab ikkagi vana tõde üle kordama. Ja, ehk siis kordame ikkagi üle selle, et tuulega ükskõik kus kohas me tuldega lõket väljas ei tee. Sest et hoolimata sellest, kas sul on kustutusvahendid, on see siis pulberkustuti või väike niisugune kastmisvoolik kõrval, siis sellise tuulega nagu täna, siis see ei pruugi aidata ja täna näitas seda, et see ei aita. Ehk siis inimesed peavad hakkama aru saama sellest, et igal päeval ei saa teha lõket, sest et tuleb arvestada ka tuult ja see, mis on eile Eestis siis päev otsa toimus, kulupõlengud, maastikupõlengud täna, see näitab väga selgelt välja, et kahjuks meie inimestele veel ei ole teadusesse jõudnud see, et tuli on ohtlik, eriti kevadisel ajal. Kui selgitatakse välja lõkke tegija või tule süütaja, mis temaga? Temaga me suhtleme edasi, küll aga tahan siin ära mainida selle, et me ei taha kedagi karistada ja karistus ei ole eesmärk. Meie eesmärk on ikkagi teha ennetustööd, suhelda inimestega, viia inimeste teadusesse see sõnum, et nad saaksid aru, millal on ohutu lõket teha, millal ei ole ohutu lõket teha. Aga need on sealpool kustutavad ka, neil on kiivrid.